No tšau, mis tunne on olla sina? Räägi, mis tunne on? Vaata, meil on mentaalne keha, meil on emotsionaalne keha, meil on füüsiline keha. Kõik nad toimuvad millegi sees. Millegi sees. Peab olema, see füüsiline keha peab olema millegi sees. Mentaalne keha, kus mõtted toimuvad, mõtted peavad ka toimuma millegi sees. Emotsionaalne keha ja emotsioonid peavad toimuma millegi sees. Kõik nad toimuvad põhimõtteliselt sinu sees. Aga mis tunne on olla sina siis, kui mentaalses kehas ei toimu midagi, emotsionaalses kehas ei ole ühtegi emotsiooni ja füüsilises kehas ei ole mingit tundeid ega midagi. Mis tunne siis sina on olla? Mis tunne see on? Mis tunne see on? Vaata, see tunne on varjutatud hetkel enamus inimestel. Nagu täielikult varjutatud. Nad ei teagi, et on olemas lisaks nendele veel midagi, lisaks füüsilisele kehale. Eelkõige arvatakse, et ollaksegi ainult see füüsiline keha. Ja. Et on veel midagi, et nad kõik toimuvad nagu kõik toimuvad millegi sees. Enamus ei teagi. Nagu kuna mentaalne keha on niivõrd aktiivne, emotsionaalne keha ja füüsiline keha, kõik on nad nii aktiivsed, et see, mis nad päriselt on ja mis tunne on olla päriselt, nemad ei kuma läbi, ei paista läbi sealt. Tähendab, puudub ühendus. Puudub täielikult ühendus. Vahepeal võib-olla natukene tunnevad mingit, kuule rahulik on praegu. Rahulik on olla. Ma arvan, et siis, kui inimene nagu hästi õnnelik on nagu niimoodi, et särav õnnest ja siis ta paistab läbi. Või nagu hingest on õnnelik ja siis see on see, kui ta paistab läbi. Või kui sa vaatad mingit päikeseloojangut, mõtted lakkavad ja sa lihtsalt naudid seda loojangut täiesti hetkes rahulikult. Siis tunned seda rahu, mis paistab läbi, mis on meie nagu siis, mille peal kogu see trall toimub. Ja. Mille peal kõik need mõtted, kõik need emotsioonid, tunded, mille peal nad kõik toimuvad. Selle sama rahu peal. See on umbes, et vaata, kui sa võtad näiteks mingisuguse veekogu ja ütleme bassein ja sa vaatad, ütleme, et läbipaistav bassein on ja paistab läbi ilusti, paned sinna põhja mingi mündi, paistab kohe läbi, näed müntena, nii. Aga kui sa viskad sinna basseini mingisugust jama sisse, mingit värvi, mingit mis iganes kummiparte viskad sinna peale, topid igast jama täis, ütleme nii. Siis see põhi ei paista läbi sealt. Et need värvid ja need asjad, mis sinna, need kummipardid, mis sinna kõik lendavad, need siis sümboliseerivad mõtteid, emotsioone, tundeid, kõiki neid, mis varjutab siis seda põhja või meie loomulikku seisundit.
kuidas selle loomuliku seisundini jõuda, mis selleks juhtuma peab? No näiteks ideaalis, mis võiks juhtuda, need mõtted ja mõtted, kui ei ole nii palju muresid enam, noh, muremõtteid. Impulsiivselt ei mõtle nagu need mõtted toimuvad automaatselt lihtsalt, kui nende voog hakkab aeglustuma ja mõtteid hakkab nagu vähemaks jääma, siis järgmine asi on emotsioonid kehas. Kui ei ole nagu emotsioonid, mis on kehas, tuleb hakata läbi kogema. No ühesõnaga, elu ise peab aitama meid kõiki või Jumal kõiki peab meid aitama, et see hakkaks läbi paistma. Seda ühendust, see ei ole nii, et põmm, tehtud, nüüd sain ühenduse endaga, jah, nüüd see ei ole nii, see on miski, mis süveneb, seda saab süvendada, seda saab nagu süvendada hästi palju, nagu lõpmatult saab hakata süvendama seda. Ja kui seda süvendada, siis hakkab järjest rohkem nagu on rahu hakkab läbi kumama sealt, loomulik rahu või õnn, mis ei ole tingitud mitte millestki, hakkab läbi paistma järjest rohkem. Ta kõigub, mul ta ka kõigub, mul mõni päev on niimoodi. Ja siis mõni päev on jumala hea jälle. Ta kõigub, ega see ei ole, vahepeal läheb ühendus nõrgemaks, vahepeal tugevamaks ja nii ta kõigub, aga ta liigub ikkagi heas suunas, nagu selles areng toimub, nagu pikka perspektiivi vaadata, siis areng toimub. Elustiil ka mõnes mõttes peab nagu toetama seda, et see rahu saaks sealt hakata, meie loomulik seisund, see rahu saaks hakata läbi paistma rohkem. Mis ei ole tingitud mitte millestki. Miks me näiteks miks inimesed näiteks magada väga meeldib, eriti kui elus on mingid julmad katsumused või raskused või pikaaegne selline pinge, on see, et me saame magama, siis me saame oma loomulikku seisundisse. Ja mõistus ja kõik need lülitavad välja ja me saame tunda, saame ajutiselt puhkust nendest pingetest. Kui sa nüüd lähemalt vaatad, siis sellega selgub ka see, et see näitab selgelt, et me ei ole see keha ja me ei ole, keha kogeb ebamugavusi, keha kogeb, mentaalne keha ja füüsiline keha ja emotsionaalne keha kogevad ebamugavusi, aga mitte meie. Nagu kui see ühendus järjest süveneb, siis on aru saada, et see ei ole meie, see keha kogeb neid ebamugavusi, mitte meie. Meie peal toimub see kõik. Või meie sees, kui võtame, kuidas tahad.
või mis sa arvad? kuule, aga ilusat õhtut sulle